Oh no. Oli ka olukord, kus mitu neist seisis korraga ümber mu voodi. Fuck that nagu ausõna. Mm-mm. Ei! Oh! Ning siis täpselt selle sama koha peal näen pimedas, et midagi veereb mu jalgade ette. Tegin kapi ukse ööseks lahti, aga kraapimine jätkus ikka. Nüüd kraapis kapi sees, nagu tahaks kuhugi minna. Tema poolt väga ebatavaline käitumine. Oi ei. Ja mis Nii. ma näen? Seal see oli. Pool korrust allpool oli see hõljuv ja aeglaselt trepist ülespoole liikuv lapse heelium õhupall. Esiteks, kuidas me üldse saame kindlad olla, et tegemist on loomaga? No karvane koon, märgnina, karvane, poeb jalgad ümber. Karvaseid ja märgasi asju on ka teisi. Tere, armsad külmaharistajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja nagu te näete, siis mina olen uues kohas Vanajagu talus. Kolisin ära lapsed ja kassid ja aga mitte oma kontorit veel, õigemini see kontor, kuhu tuleb minu salvestusstuudio, saab põranda nädalavahetusel ja siis ilmselt juba äkki uuel nädalal võib-olla ma teen sealt, õige ma pidin vaatama, kus ma saan teha. Aga siin on Heidi. Nii. Kas sul on ka midagi tervituseks öelda? Tere. Minu taust jääb samaks. Põrand ja vaip on. Väga tore teada. Meil on täna kuulaja kirjade saade. Aitäh Mari-Liisile, kes selle kokku pani. Ja mul on lisaks üks kiri, kuulaja kiri füüsilisel kujul, mille ma loen ette saate lõpus, nii et püsige lainel. See tuli koos väga ägeda kingitusega, mida ma kohe näitan. Ja Sudaki Miannägi unus ehk siis uni ja unenäod Eesti rahvapärimuses ja ma ei suuda oodata, et ma saaks seda lugeda. Ma pean tooma lambikese siia ära. Kuidas sul vahepeal läinud on? Kes ei vaatad meie pre-show'd, mis siis on meie Patreonis ja YouTube'is liikmetel. YouTube'i liikmetele, jah. Yeah, I'm losing my marbles. Ei, mul läheb venides, aga läheb kuidagi. Kuidagi ta läheb. Imelikud unenäod on olnud ja ma loodan, et mis mul meelde tuli praegu. Nii. See, mis Laura saatis mingist saatest mingi minut kus väidetavalt keegi ütleb mu nime minu mikrisse või? See oli eelmise nädala saade, äkki oli 33. minut ja 45 sekund, kus keegi ütleb sinu mikrisse Heidi. Ma ei ole siiamaani vaadanud seda üle nagu. No see on seal, nii et kui aga ma saan ignoreerida seda nii kaua, kui ma ise kuulnud ei ole. Sa saad ignoreerida seda ja kuna mina monteerin, siis ma ilmselt panen selle nüüd siia vahele. Vait olla, ma läheks kohe mingi... No meie muidugi ei suudaks vait olla. Nii. Ja tema ema... Ma loodan vähemalt, et ma tegin seda. Ma ei saa saadet ka siis kuulata. Sa ei kuula niikuinii. Ka tõsi. Basted. Ma kuulan siis, kui on vaja materjali hakkida või monteerida, siis ma kuulan.
jah, sellised telgitagused siis, aga me oma eelsaates Kikilobas rääkisime, et meil sai just 10 aastat täis 11. augustil, kui me päriselt näost näkku esimest korda Heidiga kohtusime. Sellest hetkest on pilte, fotosid väga inkrimineerivad, kusjuures. Need on meil seal pre-show's, nii et ja kes neid need on näha Kikiloba tahaks. saates just, kui tahate näha. Ma ei tea, kas te tahate näha, aga siis nädal aega Patreoni on tasuta, nii et kui te kasvõi sellepärast korra võtate, siis minge vaadake. Ja igast boonusosad ja värgid on seal ka, aga sellest saate keskel natuke rohkem. Uudistest siis nii palju, et Eesti vanad rõimad on väljas. Palun minge raamatupoodidesse või raamatukogudesse, kui te soovite seda lugeda. Ja esitlus on 3. septembril Viru Keskuse Rahvaraamatus kell 17:30, jah. Jah, 17:30. kindel. Ja suht kindel. Ja tulge kohale, Heidi on ka seal. Teeme juttu, räägime raamatust. Ilmselt ma loen ka midagi ette. Paljastame Jaan Koppelmanni näo. Aga ma ei tea, kas see on vihje või ei ole vihje. Seda peate ise otsustama. Igal juhul minu Instagrami kontol @istadaki. Ja vist ka Facebookis on üks postitus, mille all kommentaari jätnud inimeste vahel me loosime siis välja raamatud. Minu meelest oli mitmuses. Nii et sellised lood siis. See on nii ilus raamat, see peab olema lihtsalt olemas. Ja see on väga ilus raamat. Ma loodan, et ma täna teisipäev, kui me salvestame, homme ma esinen Literaadis ja ma loodan, et ma saan oma autori eksemplarid kätte. Nii et ühesõnaga beebi on sündinud ja ma olen parajalt paanikas, aga samas päris. Mis sa paanikas oled? Seal on alati niimoodi, kui raamat välja tuleb, siis on nagu sihuke beebi sünnitasid ära ja nüüd sa peate laia maailma laskma. Ja tiraaž on ka päris suur, sest et kirjastus väga usub sellesse raamatusse, mis on nagu, kas saaks nagu seda pinget kuidagi vähemaks. Aga teisalt ma teen siin maal seda slow living'u teemat ja siis ühesõnaga suvi on läinud väga kähku. On aeg rääkida kõhedaid lugusid, ma arvan. Ma arvan ka ja tead, juba varsti ongi ju küünlad saab välja kraapida ja me teeme siin seda juba igapäevaselt. Pleedi alla ennast susata mõnuga ja kuulata, kuidas vihm vastu akent krõbiseb ja vaadata ja kuulata kõhedaid asju. Cannot wait, et see oleks nagu iga päev selles mõttes. Meil läksid aiatuled, see adapter läks katki ja ma panin juba jõulutuled üles. Sel aastal erakordselt varajane. Aga lähme siis lugude juurde ja Mari-Liis on selle faili pealkirjastanud sel korral niimoodi. Ta vaatas kivistunult sinna, kus kedagi polnud. Kusjuures selle peale väga sageli ütleb Daniel mulle niimoodi, ütle midagi oma eetrihäälega ja siis ma sain aru, et ma just tegin seda eetrihäält. Nii et okei, läheb siis eetrihäälega takki. Tere, Kikimoorid! Teie suur fänn ja kuulaja siinpool. Juhu! Olen pikalt mõelnud teile kirjutada, kuid tunnen, et just nüüd on aeg küps. Võib-olla oskate teie öelda, millega tegu. Professionaalid siin. Teame. Algatuseks ütlen kohe, et ei ole kunagi elus kokku puutunud vari või vaimulenditega. Teismelisena mu sõbrad tavaliselt naersid, et isegi vaimud jäävad vait, kui mind kuhugi kummitavasse kohta viia. Aga midagi on muutunud. Kogu lugu sai alguse umbes 2018. aasta talvel. Olime endale suve alguses võtnud Valgevene varjupaigast 2-aastase bullterrieri. Siinkohal shoutout nii Valgevene kui ka teiste idabloki riikide varjupaikadele. Laada saadab tervitusi Taškendist. Kiri jätkub. Maailma parim otsus ja kõige armastavam kaaslane, keda soovida. Nõustun. Talle meeldib magada meiega ühes voodis. Hiilib öösel ligi ja siis potsatab jalgatse magama. Tead, kus ma võitlen siin praegu selle eest, et mul lubataks Laadat voodisse? Okei, nii. Ühel talvisel ööl poolunes tunnen kellegi nina oma näo juures. Ta nuusutab mu nägu.
Järjest enam virgununa tunnen ta jahedat hingeõhku oma üle voodi ääre rippuval käel ja siis näol. Mõtlen endamisi. Naastju, mida sa nuusutad mind? Mine magama. Järgmisel hetkel liigutab koer ennast voodis jalga otsas. Muni oli hetkega läinud ja nüüd juba tundsin seda kohalolu juba selgemalt. Silmi avada ei julgenud, kuid hirmu kah polnud. Tõmbasin käe voodisse ja teki üle pea. Mul on tohutud külmavärinad ja ma tahan vahele öelda, et ma panin eile Patreoniga soovituse, mida ma praegu vaatan. Obsessionit. Me oleme Miilaga seda vaadanud 2 õhtut järjest, täna me vaatame lõpu ära, sest et ma lihtsalt ei suuda vaadata seda. See on nii ebamugav, see on nii õudne film ja nii väheste vahenditega on tehtud, see on nii jubedaks. Nii et ma olen nagu, tõesti, Miila ütles, et ta pole kunagi näinud mind nii freaked out nagu. Ja ta on näinud mind nii tuult tugemas. Mul tuli meelde nüüd selle voodi asjaga seoses, et on ka siin juhtunud seda, et ma nagu õhtu üksi nagu varakult voodisse pugenud ja siis tunned, et varvaste otsas midagi nagu tuuseldab ja silmad kinni, see on kass ja siis uudishimu saab võitud, et silmad lahti, seal ei ole kassi. Ja siis ma sain nagu aru, et ma olengi jõudnud vist sinna punkti ametlikult nagu, see on see, kuhu tee viib, kui sa teed kikimoore ja käid tondijahil, mis see literaali ongi lõpuks nagu mingi, nojah, igal juhul meie kuulaja tõmbas käe voodisse, teki üle pea, erinevalt sinust. Mõni nädal hiljem ärkan jälle millegi veidra peale. Sel korral oli nagu karvane külm koon mu peos. Olend lihtsalt toetas ennast minu käele. Sirutasin igaks juhuks jalga, et tunnetada, kus mu koer päriselt on. Ta magas taas kord voodis. Kui oma jalgu liigutasin, tõsteti ka koon mu peapesvast. See öine nuusutamine ja minu ees seismine jätkus nii kaua, kuni liigutasime voodit. Nüüd magan vastu seina, aga ega see seda olendit kuidagi takista. Olen mitmel korral selle peale ärganud, et ta tuleb mu koera kõrvale voodisse jalge otsa magama. Koer on isegi nii solidaarseks muutunud, et kolib siis elukaaslase jalgade otsa, et temal ruumi oleks minu jalgadele magama tulla. Mida actual? Hiljaku tõusin unest istukile, et vaadata, mis asi see just mu jalgade otsa voodile ennast kerra tõmbas. Nägin ainult pesalohku, kus keegi nagu oleks maganud. Nüüdseks olen teda tajuma hakanud ka muul ajal kui ainult poolunes. Ta liigub minuga kaasa. Aimu sellest annavad silmanurgast märgatud varjud ja tunne, nagu midagi oleks äärele lähedal. Kui pead vaatan ja keeran, pole seal kedagi. Kas kusagilt on miski olend ennast mulle külge haakinud? Pahatahtlik ta ei tundu olevat, sest hirmu ma tema ees ei tunne. Lihtsalt veider ja aeg-ajalt kõhe tunne, kui märkan midagi liikumas enda kõrval, mida reaalselt seal ei ole. Ma ise meelitan ennast mõttega, et see on mu järgmine koer, kes tulevikus mu perre lisandub. Lihtsalt ei ole veel sündinud, aga annab endast märku sellisel veidral moel. Või siis on otsustanud, või siis on mingi olend otsustanud, et minu kaitseks millegi eest mu kõrval asutada. Vot ei teagi. Tervitades, M. See on nii ilus mõte. Mulle nii meeldib. See on väga kaunis mõte, mulle ka väga meeldib, aga see oleks kindlasti see mõte, milleni mina jõuaks. Peab tunnistama selles mõttes. Esiteks, kuidas me üldse saame kindlad olla, et tegemist on loomaga? No karvane koon, märgnina, karvane, poeb jalgad ümber. Karvaseid ja märgasi asju on ka teisi. Please don't clip this. Just saying, me ei tea 100%, et tegemist on koeraga. Meil on noored kuulajad. Ma saan aru, ma ei viidanud millelegi konkreetsele, lihtsalt nagu mina ei oleks isiklikult kindel, et tegemist on koeraga. Please don't clip this. Mina hakkasin mõtlema, et võib-olla see on hoopiski mõni su lemmikutest minevikust. Kui sul lapsepõlves oli mingi koer või kass. Aga see on väga armas mõte.
mina jään mulle selle juurde. nagu selles mõttes meeldib see, kuidas M on otsustanud ennast nagu Lohutada. hoida rahulikuna. Jah. Miks ta ei võiks olla? Ta võiks ju väga Ei, võib vabalt olla, olla. kõik on võimalik, absoluutselt. Jah, eksperdid on rääkinud, jäävad täiesti eriarvamustele. Ei, nagu selles mõttes, kui nagu tema enda koer teeb ruumi voodis, on ja selle põhjal ma ütleks, et jaa, tegemist on mingi hea tegelasega, vaata, sest et ma ei usu, et koer nagu midagi halba sinna laseks. Ma arvan ka, usaldame loomi ja lapsi, on ju. Just, jah. Okei, lähme edasi. Hei, kikimoorid. Hei. Nägin teid TikTokis juba ammu ja jäin teid kohe kuulama, kuna mulle endale väga meeldivad paranormaalsed lood ja see on nii tore, et keegi Eestis sellest podcasti teeb. Juhu! Mul on endal ka paar müstilist asja juhtunud ning mõtlesin siis teile ka jagada. Sooviksin jääda anonüümseks. No jää anonüümseks. Esimene lugu on seotud unenägude ja surmaga. Nimelt ma mäletan, et kui ma väike olin, nägin unes, kuidas mu õe koer, kes oli mulle väga tähtis, ära varastati mingite meeste poolt. Ja me isaga olime kuskil imelikus kohas ja koer oli kaasas. Kui ma nägin, et need mehed sõitsid oma kaubikuga ära ja koer oli kaasa võetud, siis nutsin ja palusin isa, et me sõidaks neile järgi. Lõpuks me jõudsime autoga kuskile restorani ette ja need mehed tulid sealt välja ja ütlesid, et koer on seal sees ja ootab meid. Jooksime siis ruttu sinna restosse sisse ja koer oli täiesti liikumatu. Ta istus toolil nagu inimene ja ei elanud enam. Ma mäletan, et ärkasin nuttes üles. Paar kuud hiljem jäi see koer haigeks ja surigi ära. Alguses mõtlesin, et oligi lihtsalt kokkusattumus, aga siis umbes pool aastat hiljem nägin unes, kuidas mu kass ära suri. Oh my god. Ma otseselt seda unenägu ei mäleta, aga ma mäletan, et temaga juhtus midagi. Peale seda und kadus mu kass ära ja oli ikka päris kaua kadunud. Ma olin juba mõelnud, et ta läks metsa surema, sest ma olin igalt poolt otsinud. Aga mu sõbranna ütles mulle, usu mind, ta ei läheks metsa surema, sest sa võtsid ta tänavalt endale ja ta kindlasti oleks sinuga enne hüvasti jätnud. Paar päeva hiljem oligi kass ukse taga. Emaga viisime ta kohe arsti juurde ja tuli välja, et kassil oli vaja op teha, kuna tal oli püssikuul kõhus. Oh my god! Pluss 4 kassipoega. Korralik. Ma olen sõnatu. Kooslus. Ise läksime samal ajal vanaema sünnipäevale. Järgmine päev saime teada, et kass ei elanud oppi üle ja arstid imestasid üldse, et ta elus oli, kuna terve ta organism oli kasvajad täis olnud. Tahtsime, et ta tuhastataks, aga tuhka tagasi me kunagi ei saanudki. Väiksena pärisin, kust kassi tuhk on ja ema vastas alati, et arstid pole veel helistanud. Okei. Nüüd mingi 3-4 aastat hiljem sain ma teada, et mu kassid tuhka anti mingitele võõrastele ja mu kiisu puhkab nüüd kuskil võõraste juures. See on küll näma. Ma ei saa aru, kas see oli siis mingi loomakliiniku poolne eksitus või, sest see on 2 varianti, kuidas pakutakse seda tuhastamisteenust. Kallim variant on see, et sinu kass siis tuhastatakse eraldi. Teine variant on see, et tuhastatakse kogu siis see kamp koos on ju, kes parasjagu on hinge heitnud sel ajal ja sa saad siis odavama raha eest selle tuhasegu, kus on ka siis teisi. Ma ei mäleta, ilmselt mina võtsin kallima, ma pole päris kindel, aga minu kassid jõudsid ka just koju. Nii et sa annad siin mul täpalna. Nii, teine lugu on samuti loomaga seotud, mis juhtus tegelikult alles nädal tagasi. Meil oli algselt 3 kassi. 2 päästsin ise ära magama panekust. 1 oli emane ja teine oli ta poeg. Ema ütles aga, et 3 kassi ja 1 koer on liiga palju
ja andis siis selle isase meie naabritele. Nad elavad meist 3 maja edasi. Kassipoeg oli uue pere juures pool aastat juba elanud, kui eelmine nädal ma lambist hakkasin mõtlema, et mis siis, kui pojaga midagi juhtub. Mul tuli isegi visioon silme ette, kuidas auto talle haiget teeb. Oh no. Mõtlesin muidugi kohe omanikule kirjutada, aga ma ikkagi ei teinud seda, kuna arvasin, et ma mõtlen raudselt üle. Oi. 2 päeva hiljem, kui ma hommikul üles ärkasin, ütles ema, et poja oli hommikul auto alla jäänud ja kahjuks meie seas enam ei ole. Alguses ei jõudnud see mulle kohale, lihtsalt korrutasin ta nime ja purskasin nutma. Pärast rääkisin ka emale, et ma tunnetasin seda ette ja ema ütles, et mul ongi mingi võime olnud alati, aga ma lihtsalt ei oska seda kasutada. Aitäh lõpp. Järgmine öö oli poja meid vist külastama tulnud. Ema rääkis, et öösel oli meie koer oma pesast välja hüpanud ja lihtsalt keset tuba ära kivistunud. Ema oli teda mitu korda oma kohale saatnud ja kui ta lõpuks oli kõndinud pesa poole, siis oli veel kaugelt midagi nuusutanud ja seejärel kõndis kaarega sellest mööda. Ema veel oli mitu korda öelnud koerale, et mine koht, mis asja sa teed. Ja lõpuks, kui ta kohale läks, jäi lihtsalt sinna pesa peale kivikujuna seisma ja tahtis ema kaisu lõpuks minna. Need lood polnud küll nii hirmsad, kuid minu jaoks siiski väga huvitavad olukorrad. Jätkake ikka samamoodi edasi ja jään oma lugu ootama. Voila, siin see nüüd siis oli. Juhu! Tähendab, juhu vale reaktsioon. Juhu. Aga seda, kuidas koer on kivikuju, meie oma on kogu aeg kivikuju. Nii et ma kujutan seda ette ja teiseks nii kahju. Ja see on siuke, sa ei saa midagi teha ka selle etteteadmisega nagu. Lihtsalt võib-olla psüühiliselt valmistuda kuidagi. Vahepeal siin scrollisin ja vaatasin, et Mari-Liis on taas kokku pannud 8 lugu, nii et siis teeme 2 veel enne, kui väikse pausi teeme. Davai. Nii, tere! Ma jutustaks teile ühe oma loo. Ma olin üksi kodus, kuna mu isa oli kuskil peol ja ema reisil. Mul oli sõber külas ja hakkasime Maximasse minema, kui järsku märkasime, et kogu tee hakkasid tänavatuled vilkuma. Ehmusime sellest väga ära ja hakkasime järjest kiiremini sammuma. Poes olles aga hakkasid samuti järsku tuled vilkuma ja lisandus ikka hääled, mis ütlesid tule mu järgi. Ja niimoodi mitu korda nägime ka mingit varju. Okei. Koduteel oli kõik rahulik, aga äkki ütles mu sõber, ma hakkan nüüd koju minema, sorry. Ja ma jäin üksi good friend'e, kes koju jõudes hakkasin telekast kättemaksukontorit vaatama ja kui sain selle lõpuni vaadatud, siis koputas järsku keegi mu aknale. Aga see on võimatu, sest ma elan teisel korrusel. Nii on muide ka enne juhtunud. Seejärel oli koputus uksele. Mu kass kuulis seda samuti. Ja ma läksin kohe vaatama, kes see siis nüüd on, kuna arvasin, et isa, aga ukse taga polnud mitte kedagi. Ma näen, et meie teema on koduloomad. Helistasin oma sõbrale, kes enne minuga koos oli ja küsisin, kas tema oli ukse taga, mille peale ta vastas, et ei, ta on praegu üldse kaubamajas. Ma olin väga ehmunud ja mõtlesin, et kes see siis oli, kui see ei olnud mu ema, isa ega ka sõber. Proovisin siis lõpuks magama jääda, kui äkitselt ma tundsin kedagi enda jalga katsumas. Vaatasin ja nägin ainult ühte enda kassi. Võtsin ta kaisu ja järsku kuulem, et midagi kukkus teises toas. Läksin siis vaatama. Kass läks mu ees ja mina hiilides tema järel. Järsku jäi ta seisma, kuigi kedagi seal polnud. Aga nagu mulle vanasti öeldi, siis kassid näevad surnud vaima. Umbes 4-5 aastat tagasi suri mu vana kass Kitty meie kodus. Ma läksin, võtsin kassi kaasa ja panin ta ema voodisse magama. Okei, see oli ajahüpe. Ma saan aru, et ta ei pannud mitte surnud kassi, vaid pani kassi ema voodisse magama ja läks ise ka magama. Kui järsku oli selline tunne, nagu keegi silitaks mu juuksed ja sosistaks mulle kõrva. Tule mulle appi, ma olen eksinud. Aita, aita. Ja niimoodi umbes 5 korda. Ehmusin ja järsku ma nägin toas ühte kitisugust kuju ja hakkasin nii kartma, et helistasin kohe oma sõbrale.
rääkisin talle kõigest ja ta tuli mulle seltsiks. Ka tema tundis ja nägi samu asju. Mingi aja pärast läks vool ära ja see tähendas ka seda, et keegi pidi selle välja lükkama, sest niisama see meil tavaliselt ära ei lähe. Pidin selleks koridori minema, aga koridoris ei läinud ka tuli põlema ja mingisugune mehesugune olend oli all. Okei, ma saan aru, et kuidagi trepist alla vaadates. Sain südari, jooksin tuppa ja umbes 5 tunni möödudes tuli isa koju ja pani voolu tagasi sisse. Ma loodan, et oli ja oli küll hirmutav ja thanks. Olen teie suurim fänn ja armastan teie videosid. Andke siis ikka hiljem videos teada, kas minu lugu teile meeldis. Okei, siin on väga palju lahti pakkida. Ühesõnaga, ta nägi korraga, kõigepealt see algas, kõik tuletame meelde, see algas sellega, et tuled vilguvad. Tänavatuled vilguvad, hääled on poes Maximas, mis ütlevad tule mulle järele, mida sõber tunneb, teeb jeed on ja tõmbab jähat. Siis on koputused aknale, uksele, siis katsub keegi jalga, siis on kass ja siis on keegi, kes sosistab kõrva, tule mulle appi, ma olen eksinud, aita. Sõber tuleb läbi, sõber kuuleb ka neid asju ja lisaks kõigele lööb voolu välja ja mingi mehesugune olend on siis all, ma saan olla elektrikapi juures ja sellel ajal kõik isa on poes ja ma reisil. Või mitte poes, vaid peol. Oh my fucking god, nagu Jesus. Meil on väga tüke poekettide sarjaks muutunud see podcast, et eelmine kord oli Krossi kaubad vist ja seekord on Maxima. Ja Kaubamaja. Ja Kaubamaja. Ootaks siis palun reklaamidiili. Jah, et selles mõttes, et ma ei tea, Lidl äkki või? Jah. Vihja. Ühesõnaga, ma loodan, et keegi enam ei koputa ja tore, et sul oli meeles, et kassid näevad asju ja pidagem meeles, et ärgem avagem uksi niisama koputuste peale. Ei ole vaja, jah. Ja lähme siis edasi või? Lähme edasi. Tere! Minu nimi on Annika ja mul on erakordselt hea kujutlusvõime. See on hea lause, millega kirja. Ma peaksin selle nagu igal pool mujal, ma ei tea, mingi Teamsi koosolekul on. Tere, mina olen Dagmar. Mul on erakordselt hea. Materjal. Ikka nii, et pool elu on möödunud universumite vahelistes sõdades ja planeetide vahel reisides. Aga sellest mina ei kirjuta, kuna sündmusi on olnud liiga palju ja ei mäleta kõike. Kui neid lugusi on vaja rääkida, küllap siis mõni kirjanik loomehoos korjab nad üles ja veeretab ühe toreda fantaasia müsteeriumi kokku. Kui armas. Hiljuti juhtus minuga aga märksa maisem lugu. Nimelt sai vahetult enne jõule õnnetult surma mu 5-kilone koerake. Miks me killime neid loomakesi täna siin saates nii palju oikenud? Mari-Liis! Õnnetute kokkusattumuste tulemusel õnnestus tal minu sugulaste õue peal aeglaselt liikuva auto alt läbi joosta. Ju ta seal kõksu sai, jooksis veel auto alt välja, heitis pikali ja oligi läinud. Kõik käis nii kiiresti, et reageerida ei osanud kuidagi. Hiljem, kui sugulane ütles, et nüüd tuleb uus kutsikas tuua, vastasin automaatselt, et ei taha, vähemalt kohe mitte. Viisime koera koju ja matsime maha. Teha polnud ju midagi, kui läinud, siis läinud. Kui õhtul üksi jäin, sattusin aga kui pimedasse auku. Kõik lihased läksid pingesse, hingamine peaaegu peatus ja tühjas peas tagus ainus mõte. Tahan vuntsikese juurde minna. Sellest seisundist ei saanudki enne välja, kui otsustasin, et vuntsike tuleb uuel kujul tagasi. Väga Pet Sematary koodid nagu. Hommikul ärkasin väga vara, oli alles pime. Lesisin pimedas, kui kuulsin, teadsin ja tundsin, et vuntsike tuli mu voodi juurde. Panin talle käe kõhu alla, et ta voodisse tõsta, nagu ikka. Ise mõtlesin, et kas tunnen teda ka voodis. Ei tundnud. Mõne päeva pärast tuli mul õde külla. Vabandas, et oli küll õnnetusest kuulnud, aga ei suutnud muud tunda kui viha selle ebaõigluse üle ja ei tahtnud seetõttu ühendust võtta.
Õelt kuulsin, et sugulane, kellega too päev koos olin, on haigestunud. Helistasin siis sugulasele ja ütlesin, et kui tal parem hakkab, siis ikka lähme ja toome kusagilt uue kutsika. Sugulasel läks ka tuju paremaks ja ta tunnistas, et tal oli kogu aeg see kole pilt silmade ees. Nädala pärast tõimegi uue kutsika, kellel sai nimeks Junior ehk Juntsik. Juntsik, issand kui armas. Selline ongi minu kõige füüsilisem kohtumine kummitusega. Olen suur paraja krimmifänn, aga seni kuulasin välismaa lugusid. Nii tore on kuulda, et ka Eestis pole kummitustest puudus. Mõrtsukatest võiks küll suurem puudus olla. Aga päris eluga on alati kasulik kursis olla. Muidu tabab reaalsus liiga ootamatult. Jõudu, kallid kikimoorid. Aitäh! Kalli. Kõikidele, kusjuures tänastele kirjutajatele tahaks teha suure kalli. Oleme kõik lemmikloomakaotust läbi elanud ja see on tõesti väga kurb ja traagiline, aga see on samas väga suur õnn, kui sa saad neid hiljem kohata ka nähtamatul kujul, mina leian. Ja olen isegi seda kogenud, olen ka selles saates rääkinud. Ma vaatan köögi poole, sellepärast, et mul tuli meelde, et ma kuulsin ühel varahommikul köögist koputusi ja ärkasin selle peale üles, aga see võis olla 100 000 asja siin majas, võib olla 100 000 asja. Maja vajub just. Aga teeme suured kallid ka vahelduseks meie toetajatele YouTube'is ja Patreonis. Igalt poolt otsite siis Kikimoorid sõnaga, leiate meid ülesse. Ja me pakume siis vastu boonuslugusid, saated tulevad varem välja. Polli paneme ka ülesse nüüd teemadega, et saate valida, millest me võiksime saadet teha. Ja Tondijaht hakkab ka varsti. Need saated tulevad suisa nädal aega varem kohale. Meil on hooaeg peaaegu lukus, endalegi üllatuslikult peaaegu lukus. Ja mis veel? Nimeliselt ka täname teid igas saates ja tavaliselt Heidi alustab YouTube'i liikmetega ja tervitamisega. Vastab tõele. Kõigepealt siis YouTube'i liikmetest meil on VIP-külmaveristaja Jaanika, aitäh temale. Ja siis külmaveristajad ka Jaanika. Mokest, Aksa, Margit, Liisa, Pilleriin, Agnes, Mare, Saša, Monika, Mare, Katrin, Maret, Kairi, Tiino 2, Ellu, Keidi, Eidi, Madli, Tondi, Tõnu, Angela, Pisike, Alice, Vanamutt, Hele Liivahaldjas, Mõnglike, Nordic, Jacki, Sandra, Steffi, Birgit, Jane-Riin, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek, Marge, Kati ja Pirja. Oh my god, kui palju teid on. Ja aitäh külmaveristajatele, Kikimooridele, toetajatele Patreonis, kelleks on siis VIP-külmaveristajad Indrek, Karina, Anne-Mai ja Daniel, kes on pannud sel korraks oma nimeks. Siin ees on emotikonid Taki ja Salty Chipmunk või õigemini Salty Pretzel ja siis on Chipmunk, aga ta kutsub mind Salty Chipmunk, sellepärast see on seal. Ja siis on Chicken Banana. Ma pean rääkima, kust see tuleb. Nagu te teate, siis ta on täis ATH, ta keeldub seda tunnistamast, ta psühhiaater andis talle ATH testi teha, mida ta ei ole veel teinud, loomulikult enne lükkab aina edasi. Igal juhul tal on nüüd uus vocal stim, mida ta vahepeal teeb, mis on chicken banana. Oodake, ma näitan teile, mida ma selle vastureaktsiooniks tegin. Sellepärast, mida see nii hullult närvi, see chicken bananas saab kummitama ja siis me käisime sõbralt sõbrale ja ma ostsin sellise pildi ja siin peal on kirjas carrot, tomato. Nii et nüüd on niimoodi, kui ütleb chicken banana, siis ma ütlen carrot, potato. Nii et sealt tuleb see nimi. Mul on väga kahju, kui see nüüd teile kummitama jääb, sest see on mega häiriv. Nii, aga aitäh ka
Kikide sõpradele, kelleks on Mari-Liis, Hufflepuff, Bentley Hakes, Evil Devil, Paranoia ja aitäh külaristajad Endre, Kelly Kräkiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Kräkiga, Kadi, Oliver, Krista, Coast C-ga, Väike, Grets, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Anju, Maria, Metsaline, Friida ilma Y-ita, Mustmees aknadega, Anne Tondiste, Kristin, Reegli Y-iga, Annika, Kristi, No Name, Häli, Mummi Valkergeist, Karena, Jämejala filmikunstnik, Kreitsu, Diana from the Moon, Kabeli Lutikas, osad asjad on siin sulgudes, kui sulud ära võtta, siis on Bell, Gretju ja Kathy G-ga ja Y-iga. Okei, minule jäi siis seekord siis vanaisa vanades aluspükstes evatütar. Krisu 36, stressikliiniku kaaspatsient, Eveliine Torit, parakriminaalne Merineitsi, Ellu, Maret, Paul, Martin, Maret, Liselle, Kristina, Aleks ja Maria ja Rändur. Aitäh teile kõigile ja me armastame teid hästi-hästi palju ja tänu teile me saame seda saadet niimoodi sellisel kujul teha ja toetajatele jääb see alati reklaamivabaks, kui meil kunagi peaks ka õnnestuma mingi Lidli käest mingi reklaamidiil saada. Aga lähme siis lugudega edasi, et saate lõpus ma siis tuletan endale peamiselt meelde, et ma pean kindlasti Kalaküpsise unenäo nõuanded ette lugema. Ma ei mäleta, kas ma ütlesin seda selles saates või ma ütlesin seda... Sa ütlesid mõlemas. Mõlemas, okei. Väga hea. Nagu näha, mu mälu on pikk, aga see-eest lühike. Lühike. Jah. Seda võite klippida. Nii, hei, saatsin just teile kirja, aga tuli veel üks lugu meelde. Pole seotud kummitustega, aga minu jaoks oli hirmutav ikka. Mu koera mängupall oli juba pea 6 aega kadunud. Läksin siis ühel õhtul koeraga jalutama. Meie maja juurest kergliiklusteeni jõudmiseks peab kõigepealt pimeda autode ääres kõndima. Jalutame siis koeraga pimedas, kui koer järsku rõõmust hüppama hakkas. Nägin, et maas liigub midagi. Otse meie jalg ette veeres koera kadunud pall. See veeres veel autotee poolt teeserva poole, nagu oleks keegi selle veeretanud. Natuke what the fuck oli, aga panin palli taskusse. Kodus arvas mees, et äkki mõni loom on selle sinna vedanud ja äkki sõitis just mingi auto mööda, mis selle veerema pani ning me sattusime õigel ajal. Kodus mehed arvavad igasuguseid asju. Kodus mehed arvavad igast asju, jah. Aga las nad arvavad. Ja, meie teame paremini. Nojah, ikka eriti õigel ajal siis, aga oma ringerahu huvides kinnitasin endale, et see jutt pädeb. Paar päeva hiljem läksin jälle koeraga õhtul jalutama. Enne aiast välja minekut koer mängis oma palliga ning ma kuulsin, et see kukkus tal suust maha ja veeres väravalt välja. Koer üritas seda üles leida väljaspool väravat, aga ütlesin, et las jääb praegu ning läksime edasi. Ning siis, täpselt selle sama koha peal, näen pimedas, et midagi veereb mu jalgade ette. Ei ole. Paar sekundit seda tumedat kogu mu jalga ees mõeldes, see ei ole võimalik ning panin telefonist taskulambi põlema. Jep, jälle see sama pall. Samas kohas, samamoodi veeredes autotee poolt mu jalga ette. Näitasin taskulambiga teisele poole teed, ei olnud kedagi, ei olnud ka ühtegi autot just mööda sõitnud. See võttis junni nii jahedaks, et ei julgenud ei edasi ega tagasi minna. Helistasin sõbrannale, et äkki ta viitsib minuga juttu ajada, kuni koju jõuan. Läksin teist teed kaudu tagasi koju ning kordagi ei julgenud selja taha vaadata, sest aju ütles lihtsalt, raudselt on seal mingi pikk must kogu seisvuse sind jälitamas. Palli jätsin seekord tee äärde. Fuck that. Mängid palli mingi nähtamatu vennaga nagu. Mul on niisugused külmakad praegu. Ja mina läksin selle kaasa võtnud, ma arvan, et nagu testida, kas ka 3. kord juhtub. Kodus rääkisin juhtunust jälle mehele, kes üritas igast ajuvõimlemist teha, et seda seletada, aga jäi isegi jänni. Minu mees just jõudis koju, hiilib seal nüüd kikimooridele omaselt. Muidu võiks arvata, et teekalle on selline, et veerebki nii ning tingimused olid juhuslikult täpselt samad. Ära kiusa!
Daniel teeb lollasid, nii. ma igaks juhuks selgitan, et see vari seal Dagmari seina peal ei olnud midagi paranormaalset, vaid see oli täiesti normaalne Daniel. See oli normaalne Daniel ja ebanormaalne või siis see, et Miila pani ukse kinni, siin kõik juhtus samaaegselt, asjad liikusid. Nii, okei. Ükski pall ei veereb kahjuks. Muidu võiks arvata, et teegal on selline, et veerebki nii ja tingimused olid juhuslikult täpselt samad. Aga esimesel korral oli see pall juba tükk aega kadunud. Lisaks see pole sirge tee majas kergliiklusteeni, vaid maja juurest läheb väiksem tee autoteeni, mis on veel kõrge tõusuga ja siis peab tegema järsu pöörde paremale, et hakata tee ääres kõndima. See pall oleks pidanud meiega terve see tee kaasa veerema tõusust üles, ilusti end paremale keerama ja siis samas kohas jälle ilusti jalga ette vajuma. Oh my god. Ütlesin mehele, et ju meil aia taga ussiauk, hakkame prügi sinna viskama, hoiame prügi pealt kokku. Nali naljaks, tegelikult oli päriselt creepy minul, mitte koeral. Tema oli oma Ghostbesti üle väga õnnelik. Järgmisel päeval oli see pall ikka seal tee ääres alles. Päeva alguses enam nii õudne ei tundunud. Seega korjasin uuesti üles, aga aiast välja ei lase selle enam veereda. Teine lugu, väike lugu veel, mis juhtus paar nädalat tagasi. Olin beebiga üksi kodus, mees oli teiste lastega oma vanemate juures. Oli õhtune aeg, olin beebiga teisel korrusel. Siis kuulen, et alt esikust mu mees, Mis? et alt esikust mu mees hüüab mu nime. Hüüan vastu, et jaa, mis on? Ta ei vastanud. Võtsin lapse, läksin alla ja nägin, et me koer oli esiku aknal püsti ja vaatas ka õue. Õues autot polnud. Eeldasin, et ju mees tuli koju ja pani auto garaaži. Läksin garaaži, mis oli aga pime ja tühi. Niimoodi on kirjutatud. Külmavärinate saatel läksin tuppa tagasi, ise mõeldes, et what the fuck, ma selgelt kuulsin ju oma meest hüüdmas. Arvaks, et mõistus tuli koos beebiga sünnitusel välja. Seda juhtub. Aga koer oli ju samuti aknal ja vaatas välja. Ta niisama seal aknal ei ole kunagi, ainult siis, kui keegi tuleb. Igaks ajaks juhuks ütlesin kõva häälega, kui keegi siin majas on, palun lahkuge, te pole siia oodatud. See on minu maja ja minu kodu. Natuke skisotunne oli, aga parem skiso kui kummitus. Tervitades Kelly Kreekiga. Parem skiso kui kummitus on väga hea asi, mis võiks minna meil merch'i peale. Tuletan meelde www.kikimori.ee on meie fännikaup. Parem skiso kui kummitus. Issand, kui creepy. Ma ei saa aru, ta alustas seda kirja sõnadega, et see pole midagi param nagu seotud kummitust. What the actual nagu? Jesus Christ. Oh my god. No nii. Hei. Avastasin teie podcasti paar kuud tagasi ja kuulan teid pea iga päev tööl ja kodus askeldades. Olen suur fänn, aga mu lemmik on ikkagi Eesti roimad. Thanks, I guess. Minuga on juhtunud palju väikeseid paranormaalseid asju ja mida lihtsalt ei oska loogiliselt selgitada. Mu ema on ka suur uskuja sellistesse asjadesse. Praegu räägiks juhtumist mu kassiga. Nimelt on mul umbes 3-aastane must kass 2 valge laiguga. Ta nimi on Kiivi ja ta elab mu isa kodus, kus ma vahetevahel külas käin. Noh, nii palju kui jõuan. Oota, ma tahtsin vahel öelda, palun saatke mulle või meile Kikimoride sotsiaalmeediasse või meile meili peale oma numpsikute pilte, et me saaksime neid jagada. Palun. Töö ja tavaeluga on lihtsalt natuke tihe hetkel. Aasta alguses, kui ööbisin seal iga teine nädalavahetus, hakkas ta öösiti mind äratama. Tuba sai mul viimati ümber paigutatud nii, et kapp, kus on suur peegel peal, pandi kõrvuti mu voodiga, et voodi enam otse sinna vastu ei vahiks. Super. Varem vahtisin otse sinna sisse, kui ärkasin ja ei saanud kunagi hästi magada, kui peegel kaetud polnud. Ja oli ka palju luupainajaid. Niisiis, mingi aeg hakkas mu kass keset pimedat ööd seda peeglit kraapima, nagu tahaks sinna sisse minna. Ei soovi!
Ta ei kraapinud küll nii kõvasti nagu küüsi teritades. Ärkasin juba veidi hirmunult, kuna elan maakohas ja tavaliselt on väga vaikne. Kuulsin kahtlast vaikset kraapimist otse voodi kõrvalt. Uimase peaga tegin kš ja kass jooksis minema. Nii hakkas ta tegema peaaegu iga öö, mil seal ööbisin. Mõtlesin juba, et äkki talle lihtsalt meeldib kapis olla. Haha, kass kapis. Tegin kapi ukse ööseks lahti, aga kraapimine jätkus ikka. Nüüd kraapis kapi sees, nagu tahaks kuhugi minna. Tema poolt väga ebatavaline käitumine ja pole varem kunagi midagi sellist teinud. Ja väga ebaviisakas. Veits. Küsisin emalt ja ta pakkus välja, et ehk on keegi mulle midagi halba saatnud ja kass kaitseb mind selle eest. Aega möödus ja kass lõpetas sellise käitumise. Väike teine side story ka. Mul on palju huvitavaid luupainajaid ja tuleviku nägemusi unes olnud, kuigi halva mäluga enam kõike ei mäleta. Näiteks on tulnud voodi alt kõhn suitsune inimkuju pikkade teravate sõrmedega vaikselt mu peale roninud ja kotsustanud midagi. On ka unenägu, kus olen keset voodit ja seinast, laest ja põrandast tuleb musti käsi välja. Kostik. Ma olen häiritud. Suht halb, jah. Kuulsin teid ka ühes vanemas podcastis rääkimas kaabuga mehest. No. Ei taha meelde tuletada teda ausalt öeldes väga. Nägemist. Kaabuga mehest ja imestasin, sest ka mina nägin teda lapsena ja olin rääkinud emale kogu aeg, et ta jälitas mind. Oh no. Oli ka olukord, kus mitu neist seisis korraga ümber mu voodi. Fuck that nagu sõna. Ei! Mul on kõik ihukarvad püsti. Loodan, et pikaks ei veninud palju päikest ja kõhedust, Laura. Ja kõhedust saab, andsid oma jagu praegu. What the hell? Jesus Christ. God damn it. Ülejäänud on sinu jagu. Ma viskan alad seinale. Okei, nii. Tere! Panen kirja ühe oma kõige hirmsama loo. Ma ei tea, kas me suudame enam seda vastu võtta, aga let's try. Alustuseks, ma ei usu väga paranormaalseid nähtusi, aga siin ma olen ja kuulan teie podcasti algusest peale. Jumaldan pigem krimilugusid ja filme, dokfilme, Ted Bundy, Dahmer ja nii edasi. Nii, aga minu lugu algab tavapärase koduperenaise rutiini järgi. Koristan. Järjekordsel koristusel köögis hakkab minu selja taga koer haukuma, mis tegelikult polnud imelik, sest Jeesus andis meile koera, kes Sest Jeesus andis meile koera, kes haugub 90% ärkvel oleku ajast. Pöörasin pilgu koera suunas, et siis vaadata, mis olematu asi teda jälle haukuma poneb. Ja seekord oli see miski pool korrust allpool koridoris. Kas keegi oli välisuksest sisse hiilinud? Köögist ma sinna ei näinud. Ma peaksin üksi kodus olema. Sammusin siis kahtlevalt koera poole, et seda midagi ka näha. Oi ei. Ja mis ma näen? Seal see oli. Pool korrust allpool oli see hõljuv ja aeglaselt trepist ülespoole liikuv lapse heelium õhupall. Õhupall tuli ise tuppa või? Tundub nii, mis oli vähemalt meetri kõrgune ja mis polnud enam nii gaasi täis. Ma olin püksi sittumas, sest vets jäi ka selle õhupalli taha ja südame seiskumise tõttu ma sinna nõus liikuma polnud. Ma olen inimene. Armastan väga metsades käia ja loodust nautida. Ma ei karda ei hunte, karusid, koeri, sulgudes kuigi natuke peaks, vaid teist inimest. Ja selle tõttu lukustan kodus üksi olles alati välisukse. Siin oli lihtsalt nagu nii palju head, nagu ma olin püksi sittuma, sest vets jäi ka selle õhupalli taha ja südame seiskumise tõttu ma sinna nõus liikuma polnud.
Jeesus andis meile koera, kes on 90% järkuloleku ajast. Okei, ja siin on veel siis märkus, Taki lõpetab. Tere, seoses majalugudega meenus ka enda kohanemisperiood. Ma arvan, et siin on viidatud siis äkki vanajagu maja. Kolisime 10 aastat tagasi metsade vahele. Esimesed kuud oli maja ümber aktiivsem. Sulgesime alati kõrvalhoone uksed. Toimetasin lastega üksi kodus ja käisime õues. Sulgudes kõrvalhoones ei käinud ja uksed olid kinni. Hakkasin toas süüa tegema ja kui aknast välja vaatasin, oli kõrvalhoone uks pärani lahti. See uks käib mega raskelt. Ühel õhtul kuulsin õues hobuse kabjaklõbinat. Sel momendil toimetasin ja ei pööranud sellele suurt tähelepanu. Hiljem taipasin, et keset metsi on see natuke ebaloogiline. Hilisematel aastatel oleme päris palju hobuseraudu maa seest välja kaevanud. Natuke ajalugu uurides selgus, et meie majad on nõndanimetatud puureidurite majad olnud. Ehk siis kasutati hobuseid metsa välja vedamiseks. Veel üks paari aasta tagune juhtum. Magasin väiksemate lastega tagatoas. Suuremad sättisid end kooli. Kuulsin, kuidas välisuks käis ja kõik lahkusid kodust. Vajusin uuesti magama ja ärkasin natukese aja pärast selle peale, et kuulen, kuidas sammud tulevad välisukse juurest meie toa juurde. Täpselt meie toa ukse taga on trepp. Mõtlesin, et ju siis lastest keegi unustas midagi koju. Sammud peatusid trepi ees ja sel momendil ärkasid väiksemad lapsed üles. Tõusime voodist ja avasin ukse, et uurida, mis maha unustati. Seal aga valitses tühjus. Tõesti, ühesõnaga mulle väga meeldib Mari-Liisi valik. Siin on koerad, kassid ja lõpetame hobustega, mis on nagu üliäge. Või tegelikult me ei lõpeta hobustega, me lõpetame, läheb ka teemasse kalaküpsisega. Kalad on ka loomad. Ja kalaküpsis siis soovitab selline käsikirjaline soovitus. Kuidas siis hästi magada? Enne und puhka välja, et unes puhata saaks, sest siis saab hing puhata. See ongi puhkusereis soojale maale. Magamisase olgu nagu keskaegsel keisril. Lina, vill, Jaapani puhtad voodipesud, baldahiinid ja mis iganes maitsele. Tunde korral nuga või relv padja alla. Tunde korral oks padja alla ja pihlakas voodi alla. Mu vanaisal oli väga tugev tunne kunagi, kui ta veel elus oli, et ta magas jahipüss endal madratsi all. Okei, pihlakas sinu kõrvale. Oli tunne? Hea tunne, vist, I guess. Okei, nii, lähme edasi. Ära tee peeglitega voodi ette portaali. Paljudel on kommend enne tuduaega peeglist paljalt vaadata, aga mõtle, mis pask sind pärast vaatab. Pask on suurte tähtedega. Nii, siis voodi ümbrus nii puhtaks, et saab unes kõndida ja unes kas või põgeneda. Ole norm, ära astu lego peale. Voodi suunaga nii, et päike paitab hommikul silmi. Siis on siin joonistatud suur päike. Päike ütleb tšau, unimüts, päev algas ja saad oma esimese D-vitamiini doosi tasuta. Öösel kardinad ette, muidu kollid vahivad või keegi näeb devil tangot pealt. Kui ei meeldi, siis selline kardin hankida, et sina näed õue piiluda. Ja nüüd on kõik suured tähed. Kui sul on õues miski kurjem või nii, siis tema õuest läbi kardina sind ei näe. Ja kui kardad, siis ära talle otsa silma vaata. Piilu nii, et silmad on veits külje pealt ja kõõrdi, ehk siis tee bombastic side eye. Mõtle näiteks aega veidi on ju ja nii ilusad unenäod tulevadki. Levita kõigile, kalaküpsis laseb sul puhata. Mulle kõik see meelde ei olnud praegu, aga ma saan aru, et mul on kardinaid vaja. Ja bombastic side eye tuleb teha, kui sa näed kedagi seal. See on loomulik. See tuleb iseenesest. Ja, nii et vaadake kõik Obsessionit ja magage mõnusasti ja tehke oma karvastele, sõpradele musikalli pai. Saatke meile oma nunnupallide pilte. Võib-olla teeme sellest mingi story karusselli. Ja ärge siis unustage kuulata meie eelsaadet, kui te tahate näha väga kompromiteerivaid pilte minu ja Heide esmakohtumisest 10 aastat tagasi. Ja kohtume järgmisel nädalal, siis on meil ka juba täpsemaid uudiseid meie peagi tuleva live
esinemise kohta, aga igaks juhuks võite harilikuga ära märkida, et see on 24. september ja rohkem detaile juba. Rohkem ei saa öelda praegu. Okei, aga püsige kõhedad, tšau.